tere taas! No kui te olete selline aednik nagu mina olen, kellele meeldib korjata igasuguste erinevate liikide ja miks mitte ka sortide seemneid, siis õige pea tekib ka teil küsimus, et kuidas neid seemneid säilitada ja kus kohas. Ma olen proovinud erinevaid variante, aga minu kogemus näitab, et kõige mõnusam on säilitada seemneid üle talve sellistes paberümbrikutes. Nende pluss on veel see ka, et saab ära kasutada vana paberit. Peaasi, et see paber on õhuke, et teda saaks voltida ja et ta laseks õhku läbi ja et siia peale saaks kirjutada, millega tegu ja mis aastal võetud seeme on. Pluss on ka veel see, et kui seemet ennast on vähe, siis tegelikult see ümbrik ka võtab väga vähe ruumi. Seda on äärmiselt lihtne teha, aga ma ei saa kahjuks öelda, et mina oleksin selle ümbriku autor, sellepärast et esimest korda voltisin ma sellist ümbrikut Maaülikooli ühel kursusel, mis puudutas sordiaretust, kui ma ei eksi, äkki Läänist oli see lektor, aga see selleks. Ühesõnaga, see pole minu oma, aga ma arvan, et on igati väärt teiega jagamist, kuna selle ümbriku tegemisel on vaja ainult lõigata välja selline ristküliku kuju, ükskõik kui suur või ükskõik kui väike, kuidas vaja on. Olen kasutanud ka ostutšeki, mõni ostutšek ikka rahakotis on, kui on vaja kiiresti seemneid pakendada. Aga teda on mõnus teha, kui ta on natuke ristküliku kujuline. Ja siia peab saama peale kirjutada. Põhimõtteliselt on mõned lihtsad sammud. Kõigepealt voldid ühe korra, aga jätad ülemist äärt natukene voltimata ja selle keerad siis siia ülealumise osa niimoodi, et ta kataks ära. Ja need augud, mis siin on, need absoluutselt praegu ei sega. See ei puutu asjasse. Ja siis voldid veel ühe korra selle serva. Ja põhimõtteliselt on meil peaaegu ümbrik valmis. Aga nüüd paneme need otsad kinni. Siin on siis laiem osa, mis on 2 korda üle volditud. Keeran ümber ja keeran selle nurga tagasi. Hops. Ja siia nüüd tekib siuke väike tasku. Nii. Keeran ümber, et lihtsam on teha. Ja siis voldin siit üle kogu selle kolmnurga. Ja siis siia väikse tasku sisse. Lihtsalt, vaikselt. Lükkan selle siia vahele. Ja ongi üks ümbriku ots kinni. Ja ma ütlesin ka, et mis on minu jaoks suur pluss on see, et kuna mul on hästi palju erinevaid seemneid, siis need ümbrikud võtavad ise hästi vähe ruumi. Ja mul osad seemned, mida ma tõesti kogun palju, näiteks kui on kõrvitsaseemned, siis ma hoian neid sellistes väikestes purgikestes. Aga praegu mul sel aastal jäi üles natuke paprikaseemet, sort on Monanta, hästi tore ka pärimussort heleda viljaga. Siis pole mul mõtet seda purki riiulis hoida, sest ta võtab nii palju ruumi. Siis ma hoopiski mõtlesin, et ma pakendan need Monanta paprikaseemned siia ümbrikusse ümber. Et ta võtab siis palju vähem ruumi. Ja ma juba pudistasin nad laiali. Sain kõik kätte. Nii, ja siis sulgen ka teise otsa. Ja seda ühte otsa saab avada ja sulgeda mitu korda. Et kui ühe korra on need voltimised ette tehtud, siis on need murdekohad hästi näha. Ja tegelikult on võimalik seda hästi lihtne uuesti sulgeda ka, kui kõik seemned ära ei kulu, ikkagi saab uuesti kasutada. Nii, et siis murran tagasi niimoodi, et saan siis siia vahele panna, aga enne seda veel voldin siit üle kolmnurga. Nii, ja nüüd vaikselt surun selle siia väiksesse taskusse, mis siia tekkis ja ongi korras. Ja kõige olulisem, mitte vähem olulisem, on kirjutada peale, mis see on. Mina tean, et Monanta on, ma igaks juhuks kirjutan, et see on paprika. Nüüd ma jälle ei unustaks. See eelmise aasta võetud seeme. Unustame siis olema super. Ja nüüd mul ongi selline hästi mõnus väike ümbrik, mis tegelikult on tehtud olemasolevas materjalist, mis muidu on vanapaber. Ja niimoodi ma saan tegelikult palju erinevaid sorte ühes väikses karbis ümbrikute sees hoiustada ja nad võtavad palju vähem ruumi. Noh. Sul on ka midagi öelda. Ja väga kena. Nii et toredat voltimist ja sellisel moel te tegelikult saate ju endale hästi palju erinevaid liike ja sorte üle talve hoida, kuni kevadel jälle on neid vaja. Siis on hea riiulist võtta. No. Sul on ka midagi lisada? Ei ole. Äkki sa lendad ära? Olgu.